Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist. 3 meest, Kaljurand, Talvet, Ooper. Ja kuna me siin aastate kaupa oleme ju ikkagi rääkinud peaasjalikult ikkagi Eesti jalgpallist, Eesti meisterliigast, Eesti koondisest, me oleme ikkagi olematult rääkinud rahvusvahelisest jalgpallist, siis nüüd on põhjus 5 nädalat järjest. 5 nädalat järjest on aeg minna jalgpalli MM-i lainele, USA Mehhiku Kanada, 42 meeskonda, sulgudes väga paha. 48 isegi. Mängja ei tea, kui palju neil 104 ja ka 64 pealt 104 peale. Ja faktiliselt ma oskan päris palju rääkida. Ja mis see siis meile tähendab? Loomulikult öised vahetusi, eks ole, Talvet juba siin see nädalavahetus. Laupäeval vastu pühapäeva, kell 4, Haiti, Sotimaa. See on ju metsik. See on ju metsik. Alustame sealt. Suurvõistlused üleüldse. Olümpiajal vaata räägitakse ka, et nagu tähtsus võib-olla on kadumas või langenud, et kui ikkagi mõned aastad tagasi, 10 aastat tagasi see jalgpalli suurturniir oli selline, mitu nädalat enne oli ärevus, siis ma ei tea, kas see on nüüd vanusest või on sellest infoküllasest. See on vanusest. Kas Ken Door on elevil, et jalgpalli MM algab? No Ken Door on elev ainult sellepärast, kui hakkab Wimbledon või Roland Garros või ta on siis elevil. Aga nagu päris seda tunnet, et see juba algab. Tegelikult tuleb hästi visata. Mis me saates teeme? Teeme ennustame õige. Selle oleks alguses. Ennustame natuke, vaatame alagruppidele otsa, aga jah, et seda ma ei tea. See suur turniiri tunne, kas sul on juba peal, et hakkab? Kusjuures natukene isegi nagu on, et täna hommikul õnnestus käia Peep Pahvikuulses podcastis. See mees käib igal pool. Sa ei ole... Koos Rasmus Voolaidiga siis rääkisime ka. Ühesõnaga, Peep siis nagu küsis nagu ka, et mida me nagu arvame ja tunneme ja mõtleme. Ja ütleme, minu jaoks on see, et 94 MM oli esimene, mida ma nagu kuidagi teadlikult vaatasin, et toona olin 9-aastane ja kuidagi on nagu jäänud hästi eredalt meelde see toonane MM ja mängiti ju ka USAs siis ja nüüd on jälle ikkagi peaasjalikult USAs. Ringtäis. Kuidagi jah, nagu siuke nagu, mõnes mõttes väike nagu nostalgia nagu on nagu peale tulnud, et selles mõttes ma arvan, kuidagi siuke tunne on. Mul on see ka, see 94 väga hästi meeles. Seal oli ka niimoodi, et tegid popcorni ja asjad ja kell vist 1 ja 3 või 3 ja 5, ma ei mäleta, aga igal juhul jah. Olid kirised mängud palju, jah? Öised mängud olid. Mina kui selline noore põlgkonna esindaja 94, ma väidetavalt vaatasin finaali, aga ma endal mälestus ei ole. Minu esimene on ikka 98. Ja minu eks ole jalgpalli selline suur toetus käib ikkagi koos Itaalia koondisega ja võib-olla sellepärast on ta viimased MM-id tähtsusetud, vaata, et mulle kellelegi ka seleda, et seal 48 mõttetud meeskond, et ilma Itaaliata peaks saama wildcardi olema. Mulle on sama, et ma tegelikult 94, mulle Roberto Baggio täiega meeldis ja siis ma olin ka Itaalia koondist. Lasi mulle ka koolis ringi, let's go. Ei, mul mullet ei olnud, ma olin kogu aeg nagu... Kas sa kiilanesid juba alkoholisse? Ei, ma ei kiilanud, aga ma olin terve põhimõtteliselt kooli aja siuke nagu Ooper praegu, nagu kogu aeg ja seda pilti olen näinud. Aga siis ka, et mul selles mõttes ikkagi eredam mälestus ikkagi MM-iga, ma arvan 2006, kui Itaalia tuli maailmameistriks, et just siin hommikul ka meenutasin, et toona kõndisin Itaalia koondis särk seljas mööda Viru keskust ja siis tuli mingi torukübaraga Itaaliad vastu, meil seal üleval õhtul on mingi ühisvaatamine, toona oli seal Viru keskuse kõige kõrgmal korrusel oli mingi Itaalia elustiili keskus või mingi asi oli seal. Ja siis seal läksingi sinna, seal pakuti lasanjet, veini, pastasi kõik ja seal olid suured Itaalia lipud seal pärast, kui Itaalia võitis, kui täismehed nutsid seal, libistasid seal kõhul Itaalia lipud sees ennast. Selles mõttes nagu elamus oli nagu äge, nagu pullvärk nagu, et... Mina vist vaatasin 2006 ja vaatasin, ma arvan, et ma ei mäleta ise, kus ma vaatasin. Aga see mõttes ma ikkagi iga aasta vaatan vähemalt ühe korra üle selle poolfinaali highlightid ja see Pirlo Grosso räägime nüüd Itaalias, kui ta ei ole, on. Ei me räägime kõikest täisust ka, ma ütlen, mille pärast see turniir kehv, ilma Itaaliat jälle päris see, aga... Itaalia hümn on see ikka see nagu asi, mis annab nagu tooni, vaata. Et aga võib-olla ongi see mõttes tore, et peab leidma endale uue lemmiku. Võib-olla minu uus lemmik tuleb alagruppist. Alustame. Teeme siis, mis siis alagruppi kaupa, mul igal pool on üks küsimus, eks ole, väga lihtne. Üks Mehhiko on seal korraldaja, selles mõttes väga lihtne. Mehhikol, eks ole, mis me on Raul Jimenezed asjad.
meid on mõni turniir enne vanasti, eks ole, võitis südameid, eks ole, olgem ausad, et siis on Lõuna-Korea, võib-olla selline must, Neil on paar päris head meest ikkagi nagu, jah? Neil on, eks ole, see Bayerni mees on reskel, neil on Ahn ja PSG mees, neil on igasuguse mehi, et Son ikka mängib, et see mõttes on Tibens. See on Tšehhi, kes on ikkagi suur mõõnas olnud, mõõn võib-olla selles mõttes kestab, et uusi Nedvedeid ja Poborskeid ja ei paista, sul on ikkagi Patrick Sitt, nagu ütlesid Laatse fännid, kui ta mängis seal Roomas, et Patrick Sitt, aga seal hästi palju on, Tšehhil on ikkagi koduliga mehi ja siis on meil Lõuna-Afrika Vabariik, kelle koosseis on olgem ausalt täiesti mõtet, et seal nagu täiesti Lõuna-Afrika Vabariik, vaatad seda ei ole Benny McCartit teinud. Jah, et neil pole ühtegi seest, hästi palju on koduligad mehi, et selles plaanis on lihtne. Mehhiko trump, eks ole, ma ütleks koduväljat. Lõuna-Koreal on need mitu liidrit ja press. Tšehhi on nagu vaese mehe Norra toondes, vaata. Meeter 95 kutid kõik nagu jooksud ringi seal. Ja siis Lõuna-Afrika on see, aga alustame siit, et kes jõuab kõige kaugemale nendest 4 meeskonnast, et võib-olla esimene küsimus ja siiski miks, et kelles on usku? Ja mina pakun, et Lõuna-Koreal on kõige rohkem potentsiaali kaugele jõuda sellest nelikust nagu. Kas Lõuna-Korea... Ma isegi usun Mehhikosse. Oota, teeme esimest Lõuna-Korea. Kas sa seda ei karda? Et seal keskmine pikkus on mingi meeter, me ütleme, et seal... See on ikka väga... Ei, see ei ole rassistlik, see on fakti. Keskkaitse, Bayerni keskkaitse on ikka mingi meeter 90. Son ei ole ka väike. Ei, seal paar meest on pikevad, aga seal on põhimõtteliselt kogu poolraitseliin, ettepool on reikan, sellist Patrick Kristali pikkused. Tahaks seda fakti tahaks. Et seal on hästi, seal neid meeter 80 meie on vähe, et sinna päris palju on roosses meeter 75 vendi. Kas see ei hirmuta sind Lõuna-Korea osas? Ma saan aru, pressmöll käib, Korea on alati äge olnud. Pigem ei hirmuta, nad on ikkagi alati suurturniiridel hästi mänginud. Nende puhul nagu see, et ka, et nad on hästi kohusetundlikud ja töötavad palju ja pressivad kõvasti ja võitlevad nagu kogu aeg nagu viimse hetkeni, et just see nende see distsipliin on alati hästi siuke silmapaistev, eriti kui mängitakse ka siukses mingi kuumades oludes, nagu need tihtipeale need mängud olema hakkavad seal, kui ma ei tea, 40 kraadi võib olla, siis nemad seal, ma ei tea, kas või minestamiseni on võimalused jooksma, nagu, et see võib olla nende, ma arvan, üks suur trump. Ma ütlen ausalt, et okei. See täitsa nõus sellega. Ja sina, Andres, ja siis sina lähed kelle manu? Ma lähen ikka Mehhiko, et koduplats ja ma usun, et nad võivad päris kaugele minna. Kas sa seda... Mehhiko pool, eks ole, häda on see, et Mehhikol päris superstaar vist enam ei ole. Et see Jimenez on ju kõige tuntum mängija, see on ooperiaalid. Üldse, okei, see on vanurite turniir. Tegelikult tänapäeva jalgpall on muutunud, väga hästi näitabki see, et igal pool on need 35, Jimenez tõenäoliselt paneb veel 2 MM, vaadates neid trende. Aga hästi selline, ma ei tea, Rosuhovski 2,0 meeskond on see, et istume raitses ja loodame, et kuidagi 1-0 tuleb ära ja et kas sa ei usu, et Mehhiko põleb läbi? Jah, seda ennem kui see turniir pihta ei hakka, ei oska nagu seda üldse ette näha, et kes see põleb või mitte, aga ma pigem usuks need kodumeeskonnad. Ma isegi usun natuke Kanadasse, et nad teevad hea turniiri, ja siin siis alustame Mehhikoga, et nii Mehhiko USA. No võt, mina lähen ka Lõuna-Korea manu, kuigi teeme vanavinnast, kuradi 1 MM plus ikka ära vilistati Itaaliast. Brian Moreno tegi vihatume kohtunik, ma isegi kas see oli ju see Lõuna-Korea vend, kas ta sai sealt Itaalia kõrgast sekundi passi peale vist, et seal nagu viha oli ikka päris tugev nagu. Et ma arvan ka, et see Lõuna-Korea on selline kõige suurem musta hobuse variant, et selline räige press, selline natuke vastik meeskond, natuke selline kes teeb elu ebamuravalt, selles mõttes on lihtne, et küsimus, mina nüüd eelvaatet teinud, et küsimus on, keskväli on suur murekoht, et kui sul ikkagi sinna tõenäoliselt Lõuna-Korea liiga mehed vähemalt 1, kui mitte 2 alustab, siis sellega on, ma arvan, mingi kohta läheb keeruliseks, mul on ka tunne, et see lihtsalt nimede poolest, et see võiks, kui tahaks Tšehhi panna lihtsalt teistmoodi olla, mul on raske panna, kui on Tšehhil on ikka oma liiga mehed ka alustavad, et selliste
ma ütlen, siin on kõige keeruline, selles mõttes on 3 meeskonda, kelles väga keeruline on uskuda. Lähme edasi, B-trupp väga lihtne, Kanada, Šveits, Katar ja Bosnia. Looli suur vihatud tiim Bosnia, eks ole. Võiks olla Itaalia seal on ja palju ilusam oleks, jah? Šveits on, selles mõttes on lihtne, et neil on kõik mehed, mis neil on olnud. Me kõik, kui sa oled vaadanud viimase 10 aasta jooksul põhimõtteliselt EM-i või MM-i, siis tead täpselt, et kes seal on, eks ole see Vidmäärja, siis on see Ricardo Rodriguez on ikka, eks ole, no kõik vennad on need Saatad ja Freulerid ja põhimõtteliselt kodu see sats on päris vana, kes on seal tagapool, et kogemusi on eespool, Embolo, Vargas, noh, need on ka sellised mehed, kes on nagu alati olnud, kuigi natuke nooremad. Ja mis neil on, et mis on igal aasta põhimõtteliselt, iga MM on jõudnud 16 sekka, et ülistabiilne, aga siis sähvatust ei ole olnud. Siis on loomad Kanada, ma arvan ringi eestlaste üks lemmikuid, eriti nende eestlaste, kes siin ikka jalutasid mööda linna koos promisteevidega ringi, olid see suur saatjaskonnas. Et noh, Eesti esiliiga B-st, Andres Opper, esiliiga B-st MM-ile. Kes praegu esiliigast võiks MM-ile? See on haige lugu. See on tegelikult uskumatu Tuhka-Triinu lugu, jah, tõesti. Aga ta rääkis ka, kuidas ta, ma ei tea, käis vahepeal ju Maximas tööl, et lisaraha teenid, et üldse nagu midagi otsad kokku tuleks siin Eestis, et noh. Ja nüüd siis ongi, no mees teenib Belgias palka, mis nagu... Kanada häda siis on see, et kõik mehed on päris palju, kas jääb eemale vigastust tõttu või kõigil on selline, on mingid hädad olnud, eks ole. Ja Alfonso Davise tervis on viimast mitu aastat sükka nii-öelda ju kõikunud kogu aeg, et kord on vigane, kord terve. Jah, et see sama, et hästi palju need on eemale ja siis on neid mehi, kes nagu jäid napilt eemale. Aga mis on trumpet sul on see, et tegelikult see kõik on satsi täis promisteilid. Meeletud atleete nagu, jah. Jah, et see, et noh, näiteks ka Juventus, teeme rohkem ärme Itaaliat, ma ei läheb liiale. Siis on Bosnia teist korda järjest, kes vaatas näiteks mängu Itaaliaga, siis lükkasid välja. EM oli vist, eelmine ei olnud, jah. MM oli ka. Ei, nad mängisid MM-il ju kas 2014 vist või? No vahet pole siis Bosnia, minu fakti mälu on ta nagu on. Aga no mis seal on, et Edin Tšetrik ja rünnakul hästi palju põnevaid talente on meeskonnas sellised noored, noh, seeria, see Muharemovic ja mingid asjad, et sellised järgmisi tulevasi superstaare tundub olevat, et noh, enam ei ole Pjanicit, on et mingid sellised Pjanici põlgkond kukkus ära, nüüd on see altpoolt see uus tulemas ja siis on Katari puhul siis ma ei oska midagi. Ei oska tõesti. No ainus asi on, et see Lope de Gui on peadrina, see on põnev, eks ole. Kes siin ühe korra sai, Hispaanias sai vist kingi enne MM-i, tehti Vassiljevit talle, Vladimir Vassiljevit tehti. Ta oli jätab välti, kas ta võttis Reali pakkumise vastu ja siis sai koondisest kinga sellepärast, et sa ei pühenda meile või midagi siukest vist äkki oli, jah? Teeme sama küsimuse, et kes nendest... Või teeme niimoodi, et Šveits me paneme kõik juba 16, see on liiga lihtne. See on jah nagu siin grupis tundub jah, et natuke liiga. Aga kes jõuab kaudamale, Kanada või Bosnia ja... No mina panen, et Kanada jõuab kaudamale. Miks sa, Andres, arvad, et koduväljalt aitab inimesi? No võib-olla aitab ja see ajavahed asjad, kuigi sa võiks ära olla harjunud, siis eks me näeme. See esimene mäng paneb ju kõik paika tegelikult. Esimene kodumäng, et seal... Kanada on selles mõttes huvitav, et kõik vennad on kas kiired või suured, üks kahest, mitte mõlemad korrad, aga kõik on, kes on sellised Euroopa liigade mõistes kiired vennad või siis on jah sellised. Ma mäletan seda, et kui ma olen kuulnud ka seda ESPN-i jalgpallipodcasti ja siis oli Frank Leboeuf, kes oli Prantsusmaa koondisega maailmameistri 98 ja siis tema vist eelmisel MM-il ennustas, et Kanada jõuab poolfinaali. Ja seda aasimist, mis nagu käis läbi selle MM-i aja ja isegi pärast MM, et mees sa nagu peaga ka mõtled nagu, et jah, no ma ei tea, kumb kaugemale, tegelikult ma... Aitäh, hea vastus. Ma panen sulle ruumi jääma, ma tahtsin ikka Delfis ennustused, kahjuks Madis Kalvetile ei olnud seda lõiku, et ei tea. Jumast abis, ma ei tea, mäng ei ole toimunud, ma ei tea, mis edasi saab. Mängud näitavad. Oi jumal küll. Pakun siis Kanada. Te mõlemad usute Kanadasse. Mina siis lähen Bosnia Manu.
sa pead minema vaata. Ma pean natuke eristuma. Poistel on põnev sats on. Seal ongi lihtsalt küsimus, et seal poiste puhul lihtsalt see küsimus on, kas need noored vennad, et kes see, mingid, Vale ja Ovitš, ma ei oska hääldada neid nimesid, aga see on mingi noored talendid, et see postel tundub olevat, et on paari aasta pärast on võib-olla äge. Nemad on ka jälle, Euroopast korjavad kokku oma neid juurtega mängijaid. See on õudne, see mõttes üks asi, mis seal tegelikult, kui sa vaatad neid meeskondade koosseis, eriti, mis on seal Aafrika satsid ja mingid need Lõuna- või Kesk-Euroopa satsid, see on ikka õudne, kuidas põhimõtteliselt ei ole ühtegi enda, kes on kodus sündinud, eks ole, mingitele, absoluutselt, et üks MM-määrtan oli Alžeeriaga oli see, et Alžeerial, kui toona oli 23 mängijat veel, siis 23 mängijast 20 sündib Prantsusmaal. Jah, et Boston teeb seda hästi. Ja Curacao vist pidi nüüd seekord olema see, et ma ei tea, kas üks mees on sündib Curacao äkki vist. Jah. Jõudes ka see alaruppi tõmbame siis kohe. Siin on üks sarnane meeskond Haiti, et kus sina vaatasid Andres Ooper, sina spetsialist, kui sa vaatasid seda Dominic Simoni mängimas Paide keskväljal, kas sa vaatasid, kurat, see mees on varsti enne minna? Täitsa haige. Muidugi vaatasid, kas te ei näinud? Et ma arvan, mis võtab kõige paremini kokku Haiti taseme, on see, et Dominic Simon on nende koondises. Et see oli mängija, kes ei olnud nagu meistriligas, ta oli okei, tubli, ta on teinud okei karjääri, aga kui see Haiti on põhimõtteliselt kokku raapinud kõik vennad, keda on üles leidnud, eks ole, et seal, neil on mitu seda, Belgia, eks ole, noortekoondises, Prantsusmaa, et kõik need juurtega vennad, aga jah, et paar üksikud meest on kuskilt suuremast liigast, aga üleüldiselt ei ole pikk. Simon mängis Pardupitses ehk samas, kus siis Palumets 16 mängu siin üle-eelmine aasta. Oledis Palumetsal Haiti juured, sest ta praegu on MM-il. Põhimõtteliselt küll, jah. Vaat, kahjuks ei ole. Šotimaa siis see, kuidas ta MM-ile pääses, oli ikka ju vägev. See, ma arvan, see on viimase aja üks ärenud jalgpallimänge, mis ma näinud on, see, kuidas nad Taanit vist, eks ole, võitsid seal. Ei olnud. Keda iganes nad võitsid, suur möll käis. Ungarit oli minu meelest just. Mis ägi? Ungarit. No mis iganes, et selles mõttes, et suur möll käis, parti up oli kogu riigis, Šotimaa, McTominay, eks ole, Gilmore, mõlemad seeriaast, natuke on neid McKinnid, Toutid, kes on Inglismaa kõrgliigast, et midagi nagu on, aga kaitses läheb juba sellised Šotimaa liigad, mis on see koht, kus mängib Schönid Larsen, mis on alati võib-olla paamärk. Marokko, Jõhter, mõnes mõttes Jõhter, sul ühel äärel vasakkaitses on Avkimi, teisel pool on Masrui, ühel äärel rünnakul on Dias Realist, teisel pool, ma ei tea, Elas Luuli näiteks Real Betisist, et kõik mis ääred, ma arvan üks mängiks ainult äärtega, siis oleks selle medali, võiks rääkida medalist, aga sinna kõik vahele on selline hakkab jõudma, et tipuründe on kuskil Kreeka liigast ja Marokko jõudis mingi päris okei selle Fulhami kaitse Etioopia ära kodustada, said ühe normaalse mehe. Ja siis loomulikult meie kõigi lemmiktreener Andres Ooper, kes sinu? Ei, Carlo Ancelotti. Jaa, muidugi. See on huvitav fakt oli, et MM ei ole kunagi võitnud välistreener, et alati on olnud see oli päris huvitav fakt. Et põhimõtteliselt Brasiilia võib vist maha riipsutada. No aga võib-olla ma korraks tagant tervitan sassi, et siin ei olnud jah, seda ei unga, et selles mõttes Šotimaa läks ju alagruppi, seda ei olnud play-offis, et ma ajasin sassi siin jah, korraks. Ma ei tea, skallet faktid, vaata. Ainult soperd. Mina on selles mõttes kindlasti Brasiilia mul ka nagu on ikka meeldinud läbi aegad ja Carlo Ancelotti, ta on oma olemuselt on ikka väga mõnus vend nagu, et kui tema võiks nagu Brasiilia ka vahel meestris, ma arvan, ta pole elus mitte midagi teha. Seda sigarit vaata, vahel pildid veel on, ma tunnen, ta on mingi naine, on ka mingi 30, vaata, laseb seal ilusate noorte naiste ringi, ma arvan, see mees on lihtsalt jumal, vaata. Naljatus, et või päris huvitav tõmme, eks ole, seal vist see suurim küsimus number 1 on see, et kuidas sa need kõik ründajad ära mahutad või kuidas sul on see Neymar, sul on see Vinicius, sul on Rapinha, sul on Martinelli, sul on Cunha, sul on see, eks ole, see mõttes
ja Neimariga on veel see, et kui te võete pingile ka ise jätta, ma arvan, et see ma arvan ikka seekord, ma ei julgeks teda pakkuda põhisse. No aga kui sa võtad selle mehe juba, kas sa nagu jätate pingile? Võt ei tea, mis tema see meeskonna see dressing room'i nagu selle riietusruumi tähtsus on. Sama on ju Ronaldoga, vaata, et hea küll seal väldütud, kas ta peaks selle Portugalis neid staare nii palju on ja et kas ta peaks nagu mängima. No Neymar tuli siin just vigastusest tagasi ja nii edasi, et võib-olla temal on natukene lihtsam, et lihtsalt ole meeskonnas ja toeta meeskonda, võib-olla annab mängijatele nii palju juurde. Ja Ancelotti on selline meeskond, seletab ära isegi selle asjadele niimoodi, et ta saab aru sellest, et jah, peab kõlema nii. Mis on, ma ütlen, et seal see valitud Etepole nii retsikud, see Chelsea's Joao Pedro ja välja. No mingi haige hooaeg on ju, Inglismaa liigi üks parimaid on ju osade meelest. Ei mahu sisse, nagu see mõttes, et teemnis on rünnat, no äge. Mure on vist äärekaitse, et seal vist on, tuleb... Seal vist oli jah mingi... Kus neil vanasti ei olnud kunagi muret. Jah, Marcelo tagasi ja... Et seal nüüd kutus see Rooma vend, kes seal tegi hea hooaja, kes oli kindel altruses, kutus ka välja, Vesli. Et neil on tõesti, et siin hakkad vaatama, siis on äärekaitsesse, no Alex Danilo, ei Aleksandrov omadest, ta oli Juventus päris äge, ta umbes 5 aastat tagasi oli, no selle mehe karjäär on läbi, et siin ei ole, töllerdab seal koduliigas, Danilo samamoodi, tore mees Juventuses oli, aga see oli, parim enne oli ammu läbi, siis on sellised, Atlas Santos mängib Venemaal, et sul sellist kuskil see, noh ma ütlen, et kui sul keskel on Marquinhos kaptenina, äge on ju. Gabriel kõrval veel on, keskkaitsepaar on väga nagu raju tegelikult. Aga kõik see jah, et see äärekaitse on nagu karjum mure. Mis me siis siin küsimuseks teeme? Teeme siin ka, et kes jõuab kaugemale, kas Marokko või Šotimaa, et kumba te näete, et kas mängulise või no nende, kes need mängijad on, siis ütleks, et Marokko natuke ettepoole, aga šotlaste vastu on alati selline mõnus sümpaatia olnud, et... Kas šotlaste pole mitte see, et nad pole kunagi grupist tõest saanud just MM-ile? Nad pole käinud ju. Pigem käivad arva seal. See on jah, väike ime on see. Ma arvan, ka just 9-8, kui norrakatega must samal ajal olid nemad viimati, et nad ei ole ju vahepeal peale saanud, jah. Ma vaatan jah, 9-8 grupp, siis oli 70-40-90, olid alati kohal, alati grupp, 54-8 ka grupp. Mis siin on, nüüd on ju meil 48 koondisse ja tähendab seda, et... Parim kolmas saab ka edasi. Mitte igalt poolt. Mitte igalt poolt. No 8. Aga see vist on kuskil lasti... Ma ei leidnud seda üles, et seda fartist leida, aga põhimõtteliselt see tuskilt lasti mingi mis iganes superarvutist lasti läbi, nii superarvutist. Et laias laastus, kui sa saad 4 punkti, siis su edasipääsu tõenäosus on juba mingi 99%. Et laias laastus, et sa viik ja võit, see peaks sind edasi viima, see tähendab, et siin on Haiti, eks ole, seal võib juba võidu kirja panna, eks ole. Ega omalt riigime viiki seal. Tõmbab 0-0 ära. Aga mina olen ka väga, miskipärast Marokko arvan, Andersen panin Šotimaa, sest et ei pane, ma mingi Šotimaa, ma võin olla siin see sümpaatia võib olla, aga ma panen ikka Marokko edasipääsejaks. Ma panen Madisele Šotimaa. Pane mulle Šotimaa, jah. See on ausalt Inglismaa jalgpalli, sest see on ilus. Ainult minu häda. Marokko puhul on see, et kas seal, must oli ka mingi vigastustega oli neil seal hädasi veidike, et seal mingid mehed ikkagi langesid ära. Et keegi Aafrikast ka ikka jõuab seekord kaugemale, vaata. Võiks. Ei, ma olen seda poolt ikka, ainult suured. 8 sekka, ainult suured. On näha, et sa oled käinud Peep Afrika saadetega. Räägi sest vanast, kes see Argentiina mees oli ka, räägi temast ka. Mario Kempes oli hea mees. Parim. Just tuli Batistutaga, see oli samasugune välja. Mis tähe juures me oleme D-alagrupp, seal on USA on siis Mauricio Pochettino peatreener, mängivad sellist, mis ta on siis, Pochettino 3-4-3 võib öelda, mida sellist keskväljal selline McKennie, Juventus legend, pats nagu aga kuidagi äärekaitses, et sul on ka Test ja Robinson vastavalt PSV Fulham, midagi nagu on, rünnat on, et sulle Pulisic, Veah, Malodun, ehk siis vastas Milan, Marseille ja Monaco. Juski on okei. Siis jõuame keskkaitsesse, kus on mured, natuke suuremad, et seal nagu tutub see asi ära. Türgi kohta päris palju on sellist Türgi liiga mehi, sest Türgis on raha, aga
seal on kaks minu lemmikmängijad ja Arda Rüüler ja eriti Juventus mees. Keran Yildiz, kõige alahinnatum jalgpallur. Vaat see on mees, kes esimese mängu tegi, siis oli veel Alleri ja siis Alleri ütles esimene asi, et ta sättis soendut turvel ja Alleri ütles, et homme trennis sul soend peab olema läinud. Kas Andres ka oma õpilastele ütled, et oled sa kunagi öelnud, et tänapäeval ei saa õige. Juventus võib-olla saab veel noortele meestele. Me räägime vaid läbi Juventus mõnusalt. aga ma ütlen, seal on ka, et see Demiral ja midagi igal pool on. Türgi Canhanoglu on ka veel alles. Canhanoglu on alles, et seal natuke see Türgis on seda potentsiaalse mustahobuse vibe on küll. Ja siis on Austraalia. Ma ütleks pigem üsna suvaline. Kuni FIFA edetabeli kohta on okei, Aasiast tulid üsna okeid läbi, et aga selles mõttes tippliigat on nagu vähe, et seal on, et nad traapisid ka nagu viimasel hetkel neid juurtega mehi kokku, et natukene saada, et kui su suurim täht ongi see Levante väraht Ryan, kes on vanur lihtsalt, et sul võib-olla see staari seda asja jääb ära üli selline kompaktne ja äge, et täpselt selline, et päris raske murda meeskond ja siis on Paraguay. Sila Vert enam pole, siis pole Savi. Õige. Seda sa võtad see üles on, et omal ajal mängija vaata, kus me pooleli jäime, vaata. USA vaata, pole seda, Valder Raamat pole vaata. Türgi vaata, Hatan Sükür vaata, vaata see oli mees. Sükür vaata, mingi oli uudis, ta sõitis ju USA-st taksot nüüd. Et seal oli, ta läks ju... See oli ainuke minu fakt. Ta läks ju mingi võimudega pahuks siis seda Türgis, siis põgenes ära ja USA-st taksojuht. Ma ütlen Austraalia, Andres Opper, kas sinul on Harry Kewell või on Mark Viduka? Mark Bosnitš oli vist või? Bosnitš sai väras. Ma mängisin Hiinas koos Mark Milliganiga, et ma tean teda, nii et ma selles mõttes... Harry Kewell oli kõige suuremaks staaraki või? Mul mees Mark Viduka, see on suur jäme mees. See on natuke... Poliitsis on ju, tegi tegusid. Keda ta meenutas? Rikke meie Männilan oli. Noorematele kuulejatele. Ja siis Paraguay. Paraguay on... Sila Vert omal ajal. Need tõid sinna mingi kohaliku legendtreener, kohaliku Jürgen Enni siis, et peale seda seda robustset võitma. Põhimõtteliselt nad on täpselt see meeskond, kes võib head päeval Argentina, Brasiilia rotti panna ja siis tulevad mängud ja siis tulevad sisse mängud, kus on keerulisem. Aga ma ütlen, et mõnes mõttes on ta see koosseis on so, et neid sellised superstaare on, ta on selline rusikameeskond, et löögi rusikus on kõva, aga sul ei ole selliseid nagu nimesid, et Diego Gomez, Brighton, ta peab seal olema suur või mingid sellised Antonio Naabri, kes on nii kehv seeria ründajal taastaid, et selline valik. Ja Paraguay, loomulikult Chilaver. Peame tutvustama Ken Toorile, kui ta kuulab neid vanaruuli mängijaid, keda kuudeldada. Ta on siin väga lihtne, et kui kaudul jõuab Türgi, paneme teie, et kas jääb pidama alatruppi, jääb sinna 8. finaal, veerandfinaal, ma ütlen, et grupis saab ikka edasi. Grupis kindlasti saab edasi, ma arvan. Kas teil on ka pime usk? Mina ütlen, minul on pime usk Yildisse ja selles. See mõttes, et võib-olla ma olen... Mina arvan, nad ikka selle grupiga tugevam võistkond, sest et küll USA mängib kodus, aga samas USA-l nagu, ütleme need, mingi aeg tundus, et neil on väga süke äge nagu põlvkond tuleb peale, aga ütleme, valdav osa ei ole seda ikkagi haipi üle elanud, nagu, et mis nagu loodeti neilt nagu, Ja see oli tunne, et see on Pulisic on järgmine suur. Ja sellises Dortmundis oli vaata see, tulen meelde, mis see oli, üks mingi noor mängija, teismelis oli läbi ja ühesõnaga praegu nime võlgu. Vanad inimest saade. Jah. Aga mõtlen selles mõttes, USA nende noortega oli nagu see haip, ütleme süke 4-5 aastat tagasi oli nagu päris suur ja nad ei ole nagu seda, neid ootusega õigustanud. Selles mõttes, et kindlasti need Türgi noored eesotsas nagu siin Reali ja Juventus meestega, nad on ikkagi maailma jalgpallis ikkagi tegijad juba ja nad väga suure potentsiaaliga. Nii, ehk... pakun sinna 16 sekkana lähevad ikka. 8. finaal, okei. Ja Anders Hopper ütleb ka 8. finaal. Ja mina olen väga Türgi usku seekord, minul on veerand finaali. Lausa.
järgmine alatrupp, meil saade, ma mõtlesin, saab 4-5 minutiga, me jäämegi seda tegema mul on täna. Järgmises alatrupis viimast aastat üks suur soperdaja, loomulikult Deutschland über alles, kus siis nüüd on noorem põlg. Giovanni Reinali see mees, keda ma mõtlesin. Noorem mees, et on need Roosid, Müllerid, eks ole, need on läinud, Neuer tõi tagasi, nende põlg on läinud, nüüd peavad hakkama Havertz, Wirtz, Musiala, kes on tagasi, eks ole, ma ei tea, Pavlovic, et need peavad hakkama toimetama. Kaitses on siis kogenud mehi veel, eks ole, Kimmichid asju, et päris selline huvitav kooslus, et ta täpselt ongi minu jaoks Saksamaal, kes hakkab väravaid lööma, et seal nagu võiks olla, neil on puudunud nagu oma selline Maarja Kloose. Täpselt. Või Jürgen Lindsmann, jah. Või Gerrit Müller. Ecuador, Lõuna-Ameerika valitruppis teine. See tähendab, et Argentiina võitis seal suurelt ära, aga see mõttes Ecuadori taha ja Brasiiliad, kõik asjad, et tegelikult tegi üsna okei. Miks Andres 18 mängu lasid siis 5 väravat. Et seal on jõhter, et seal on see, kui sul ikkagi keskkaitse on, et sulle või sul on meistrite liiga 2 finalisti, kaks finalisti on keskkaitses, millest me räägime, eks ole, ja siis seal ees paneb see Caicedo, Chelsea vend, et maailma parim võib-olla kaitsepoolik, eks ole. Et see, kogu see tadumine pool on jõhter, rünnat läheb siis selline, et Enner Valencia on ikka veel. Väga suur kandidaat alustama, 37, mis ta igal, kuskil Mehhikos mängib, et see mõttes, et seal ründe pool on väga see, et põhimõtteliselt kui ennustada, sinna neid 0-0 võib laduda julgelt, eks ole, et 0-1-sid. Et ennustage Delfis siis, et võite võita teleka ja ma ei tea, mis ja lugege Delfit muidu. Ja kui panustate, siis Olipetis. Võt see õige. Ja kui tahate välja saadata, panda Olipeti sportspaaris. Eesti Tallinna parim spordipaar. Seal on päris äge vaadata, ma olen isegi mitu korda vaatamas käinud, et mina käin seal viktoriinidel ja raadiks need esmaspäeval ja siis mõnikord järgpäev on raske. Mis Ecuador... Sinu personaalküsimus, ma arvan. Elevandiluurannik. Aafrika meeskond on Aafrika meeskond ikka, et alati tuld möllanud, alati vist alaruppi kinni jäänud, kui nad on käinud. Neil on uus põlgond peal, eks ole. Ei ole enam Drogbasi ja Touresid ja... Ja, et on see, kes selle, on Diomande, eks ole, kes on jõhter oli Bundesligas, siis on Diallo, Manchester United, Pepe teavad Arsenali fännid. ja kõik see ettepool on päris äge. Keskel on võib-olla Frank Kessi ikka mängib, kes oli mingi hetk oli jõhter lootus, siis on see Fofana Portos, kes oli Sondare Forest, et tegelikult nimed midagi on, aga ei ole ikkagi sellist nagu just mainisid, et ei ole superstaare ikka ei ole. Jah, et seal on tundub paberil olevat meeskond, kes on järgmine Aafrika ülihea meeskond, aga seal vana hea küsimus, kas see juhtub nüüd selle MM-il või järgmisel, et seal tundub, et tuleb peal, muidugi tahtmata olla rassist, aga pahatihti Mustemaa nahatooniga mängijatel võib-olla see piik tuleb varem, et nad 19-aastased on seal on ju väga paljude puhul räägiti, kas see passis üldse on õige number nagu neil seal, et kirjade järgi 19, aga tegelikult 25 on ja et see on neid asju on pahatihti juhtunud seal lihtsalt. Ja siis loomulikult meie riigile Curaçao. Loomulikult pead Tiki advokaat, kes siis vahepeal läks ära, sest ta mingi pere, et see oli mitte tõbine, vaid raske taige ja siis tuli tagasi. Mängib, Curaçao on nagu selline Eesti koondis varast, et vana tead küll, see oli 4-3-3, eks ole. Mis ta on, Tiki advokaat 78, Vitali mees. Ja mis siis mure on, et mängijad on üsna suvalist. Nad on hästi palju otsinud, eks ole, et okei, seal on, aga kui see parimad vennad on, üks mees on PSV-st ja teine on Zürichist ja peale seda tulevad juba, eksklusiivne intervjuu Postimees oli, eks ole, Eloi Roomiga, see on siis mängib selle USA, mis see järgmine liiga on, USFL või mis iganes. Et kõigi kuulse mängija on, Obispo tõenäoliselt, et Hollandi selline endine noortekoondis on. Et ei ole lubav. Siin küsimus lihtne. Nii. Üllata meid. Kaudel jõuab Saksamaa, teeme siis nii, et kas teie usute sellesse Saksamaasse? Väga lihtne küsimus. Et
alahinnata ei tasu neid kunagi, aga mina ütleks pigem aga ei, mina ka ei usu ka seekord nendesse nii palju. Ma arvan, veerand aga samas ma loodaks nagu Argentiina-Saksamaa finaali. Aga miks sa ei usu? Kas sa ei usu Havertzisse ja Virtsa või Virtsa? Või siis võtan neid eraldi ja Havertzin lööb Arsenali ees ka siin väravaid, nüüd lõi eile värava vist või? Et nagu on midagi, aga ei ole nagu ei ole sellist kindlust näidanud, mis mind veenaks. No ma ütlen ka jah, ma arvan, see veerand on selline, sinna nad peaks praegu koosseisuga minema. Nagelsmanni all on ikkagi paremini mängid, kui siin vahepeal ikkagi lappas neid ju ikka päris kõvasti. Grupist ja sellest ma usun, nad lähevad kergelt edasi. Aga ma ütlen, nende trump on ju kindlasti see, et nad põhimõtteliselt panevad ju algkoosseisu, kus on, ma ei tea enam 7 Bayerni meest on ju, et selle pealt see on annab... teatud roodis, vaata. Maailmas, kus oli väljavilju ühest rohelise särgiga meeskonnast oli ja mujalt ei tahetud aga võtta. Et selles mõttes ma arvan, et see on asi, mis neid nagu võib aidata, kui neil seal mingid Musiala on näiteks vormis ja tulevad asjad välja, et neil on vaja seda, et seal eespool oleks mingi õnnestumisi. Ehk siis sa ütleb veerandfinaal? Ma arvan, kui veerand on jah selline. Andres ütleb ka veerandfinaal. Mina usun. Toomas Vara ütleb Nick Voltemaade viib maailmameistriks. Mina arvan, et Saksamaa jõuab poolfinaal. Mul väga meeldib see, et neil on see Bayerni tuumik on tagapool. Et ühte ründajat ei ole ja las olla, aga nii on. Meeskond, siis ei ole seni veel maailmameistriks tuld. On meil F-alarupis, ehk siis see jutt on Hollandist. Frenkie de Jong, Gravenberg, Dijani Reinders on siis oli Torteid hääldus. Reinders. Normaalne hääldus. On keskväli, mis on päris jõhter. Keskkaitses, eks ole, Van Dijk ja Timber või Atka või kes iganes, eks ole. Päris Torteid. Neil on see Selroad on põnev. Aga samas, eks ole, kui su Memphis Depay on ikka ees on. Kes see Corinthiansi Memphis Depay on, ta ei ole mitte sellepärast ees, et ta on nii kõva mees, vaid pole võtta midagi. Kodu see... Ma ei tea, Maalen võiks ju teelt ju. Jah, Maalen, aga ma ütlen, et kes teil hakkab väravaid lööma. Kas on see Viidhorst või Noaland või Gatpo oli kehv, eks ole tänavu. No ei tea. Et neil, ma arvan, üks ägedama keskvälju turniiril, aga kõik eespool olev ei näe välja. Veel see, et Xavi Simmons, kes nagu eemal jäi, on nende aasta päris suur löök. Siis meeskond, kes on viimastel loojadel on just sarnane, seal on see peatreener on nüüd varsti on 10 aastat juba olnud Jaapanis jutt, siis seda möllavad kõvasti. Jah, mis pluss on väga lihtne, eks ole. Keskkaitses on see Ito, kes on Bayernis, keskväljal Endo, kes on Liverpoolis ja rünnatul, eks ole, Rubo, et seal on selline paarist Selrod, aga nende siis miinus on see, et neil tegelikult mitu tähtsat suurliigade meest kutsus välja, natuke läks hõredaks ja pluss tahtmata kõlada rassist, siis ei ole ka väga pikk meeskond. Et see võib mingil hetkel võib nagu murda. Rootsi, Sverige. Oleme näinud küll, eks ole, mis see Rootsi endast kujutab. Ründetuo, Isak Jötters, paberil Jõhters äärel, eks ole, Nusa. Ei, Nusa Norras, jah. Ei, mitte Nusa, vaid kes neile seda... Sa tahad öelda Nanasi, aga Nanasit ei võetud Moskoondisse. Jah, ma ei teagi, keda ma mõtlesin siin. Jooksin kortu. Ja see Kulusevski ja Draft on jäid eemale, mis ma tahtsin sinna, et Kulusevski, ja seda ei ole. Kulusevski vana Juventuse mees. Aga väravaht, eks ole, tõenäoliselt on Aitja mees, keskkaitses, eks ole, tuleb ka sellist umbes, et võib-olla Atalantast hien, võib-olla Pradast keegi, et see sügavust on nii vähe. Seesama, et Draft ja Kulusevski jäävad eemal on ikkagi löök, et keskkaitses on Lindelöf, eks ole, vana hea, aga rünnat, see mängu peavad tegema natuke madalama taseme mehed ja vana hea Tuneesia. Kui mõtled Tuneesia jalgpall, kes on esimene asi, mis sulle, kas sa tead mõnda Tuneesia jalgpallist mäletad või?
omal ajal ka mängisid, on ju. Mina ütlen ausalt, et ei mäleta. Kohe nagu ühtegi Tuneesia legendi nagu ei viska nagu ette, et. Igatahes Tuneesia, mis on Trump, tulid valitsarja läbi nii 10 mängus vist hoidsid kõigi 0 värat lasid vist siis sellest. Või no lihtsalt Raits on jõhter. Et seal liig ühest, liig ühte me liialt ei jälgi, aga liig ühest on päris palju selliseid sealt mehi. Ja nüüd keskjäljale tuli kuulsa teise Khedira Vender Rani. Ja Burnlist, eks ole, Meibrich, aga väravaid tuleb ikka väga visalt. Et selles mõttes on lühikotud. See, mis ka mõtle kellega rääks, et kui nüüd 48 peale minek on olnud see, et kuidagi sellist surmagruppi nagu enam ei ole, et siis see F-grupp on selline kõige võib-olla nagu ühtlasem, et kus on nagu Tuneesia võib-olla on niisugune eeltavasti nendest nelikust nagu kõige nõrgem, aga samas nagu nad ei ole ka nii palju nagu kehvemad ülejäänud 3, et see võib olla grupp, kus äkki tuleb mõni üllatus või mingi siuke asi, et jääb äkki, ma ei tea, Rootsi või Jaapani äkki gruppi pidama või. Tuneesia värvate vahel, 22-0 oli valitsarjas 10 mängus. Et ma ütlen, et see on päris raske murda. Teemegi niipidi, et kes jääb alaruppi pidama. Mina võin võtta eest, mina ütlen Rootsi. Ma tahtsin just sama öelda. Siis ma ei ütle, siis ma võtan Tuneesia ise. Teeme panna siis mina ei usu. No Holland ei jää. Ma saa öelda Holland. Eks ikka Rootsi ja Tuneesia vahel käib, aga sa pakkusid selle ja ütlesid selle fakti, et neil nii kõva kaitse on, siis ma jään ikka Rootsi juurde, et võib-olla Aafrikas 0 hoida muidugi lihtsam kui MM-il. Harri Sooper, sina Hollandis mängid, kas sul on mõni mängija kes käis MM-il ka või? Oled mänginud. Niimoodi, et ta tuli tagasi. Kas need vennad üldse mahuvad sinna klubisse enam ära või? Vist ei ole, ma tahtlustan. Ei ole, jah. See on madalal tasemel. Mõnda koondistest ikka ju tead, et Holland on alati sümpaatne olnud, aga ei kujuta ette praegu üldse, mis neist arvata, ütlen ausalt. Mis meil siis on G-trupp? G, jah. G nagu Gloobus. Nagu Gloobus. Belgia. Taks MM-i tagasi olid bronsil. Nüüd on, eks ole, nii palju muutunud, et need mehed hakkavad vaikselt lõpetama. Eespool on Tortu on vist kõige ja siis on ikka Lukaku möllab. Lukaku on ikka seal. Lukaku on ikka seal ja selles mõttes, et ja De Bruyne ja asjad, et me teame, kuidas enam-vähem, mis see Belgia endast kujutab. Kaitse on selline so-and-so, et seal päris võib-olla ei ole päris häid liidreid. Siis on Iraan, lasti riiki. Nad on ju Mehhikos praegu ju. No lastar seda, jõudsid lasti kontinendile. Lasti kontinendile, nad tulid jah sealt ju. See on täitsa huvitav tegelikult. Tijuanas ja kus nad seal oma laagri tegid, et muidu pidi Arizonas kuskil olema, aga siis tausta jõud osadest ja saad viisat ja siis oligi Mehhikos nüüd selle pärast. Aga ma ütlen, et Iraani jalgpalli võtab võib-olla see kokku, et päris palju. FIFA edetabel on jumas kõva neil, eks ole, 21. koht tegelikult on jumas, aga tegelikult suur osa ikka meestest mängib ikka seal Traktoris ja Esterhallis ja Persepolises ehk kohalikul tasemel. Et selliseid superstaare justkui, kõige suurim staar on olümpiaatuses, eks ole, tuleb seda reemi, et see võib-olla näitab midagi. Et Iraanil ei ole nagu hästi. Egiptus, iga kord alarupi kinni jäänud, aga Salah, ainult 33 MM-i, kõik on 40-sed, siis üks noore mees. See on see Marmush, eks ole. Jah, et see, seal vist sellega saabki öelda, et kõik, mis on eespool rünnakul, on üliäge, kõik, mis on tagapool, on kohalik liiga. Ja siis on Uus-Meremaa. Uus-Meremaal selles mõttes oli nagu elu lill, et ma arvan, isegi Eesti saaks sealt Okeaania sellest saaks tõenäoliselt saaks. Mängisid Okeaanialt, nüüd lastakse üks otsa, see tähendas, et tõmbasid seal, tuulutasid kõik, et Uus-Meremaal, Ega seal ei ole ka, et see kuulus Trish Wood, see ikka töllerdab ees 34, aga hästi palju sest Inglismaa esiliigat ja Austraalia liigat on seal. Et selles mõttes üsna sellised, selles vaates üsna võib-olla igavgrupp. Et seal vist ma arvan, ilmselt see Egiptus-Iraani mäng otsustab, kes jääb teisena ja
ja see ongi veel ainus siuksem huvitav koht selles grupis võib-olla. No huvitav on Iraani mäng, mis sealt saama hakkab, ega nende puhul ongi, ma arvan, kõige suurem huvi on see, et kui nad seal lennujaamas maanduvad, et mis siis nagu saama hakkab, nagu, et kui seal Iraagi koondise kaptenit ju küsitleti 7 tundi ja see nagu kõlab nii uskumatu. Ja siis seal, ma ei tea, usbekkidele mindi vastu narkokoerte ja nende metallidetektoritega äkki mingi relv põues kuskil, et huvitav on rummalane rohtlikum, et kui Iraani koondislane läheb, ütleme, mõtleme suvali sinna Tallases läheb välja või siis Patrick Kristal läks Leedusse välja. Rummalane rohtlikum. Hea küsimus, vaata, raske öelda. Aga teeme siis, kuna see alarupp on so and so ja ma ütlen, minu jaoks on see kõige igavam alarupp mitmes mõttes, siis ma teeks nii, et Raudel jõuab Belgia. Kas tal on selles uude Belgiasse? Ei ole, eriti usku palju. Okay. Et ma arvan, kui 16 sekka jõuavad, see on, ma arvan, nendeks juba suht okei. Sealt edasi, ma arvan, läheb raskeks. Jah, neil muidu see valitserast ju toperdasid. Ma lähen siis vastu voolu, et ma lähen, et läheb kaugemale. Mis sa ütlesid üldse? 16 sekka, 8. 8. Ja sina ütled veerand siis, või ütled ausalt poolfinaali? Ei, nii kaugele võib. See kõige ägedam asi, mis on Belgia puhul võiks seda usku tekitada, on see Rudi Garcia, kes on selline, on nagu hooti olnud, et kui tal nagu asjad lippavad treenerina, siis on nagu hästi. Andres ütleb veerand, mina Belgiasse ei usu 8. Hassaladrupp, väga lihtne, siin on ikkagi mitu maailmameistrit, Hispaania, keskväli Pedri ja Rodri, tõenäoliselt maailma parim, ma võiks öelda. Seal on reaalselt mingi Fabian Ruizid ja Graavid, mingi ebareaalsed vennad on mingi ebareaalne. Rünnatul, eks ole, Jamal muidugi tõenäoliselt päris alguses ei mängija, ta oli lattav, eks ole, Olmo, Torres, Baena, Nick Williams, see mõttes ebareaalne. Muidu sa vaatad rünnatul see Arzabal, suht pointless, on ju. Aga samas, kui koondidesse paned, siis ta on täpselt see ideaalne vend, see oli Staarits, on ju, ma seisan selline, oskus ei ole, aga seisan, löön ära nagu Indrek Selinski. Huvitav see, et ükski Reali mees nad koosseisu, see oli nagu kõige nagu kummastavam selle valiku juures nagu, jah. Ja siis keskkaitseks ole, seal on Laporte ja siis Pau Dubarsi, Barcelona. Ma just teelsin, et see Reali, see Dean Huisen ikkagi nagu võetakse, et hakkab seal ka keskel mängima, aga Endine Juventus, ma ei saa veetud. Ja, ära mainitud. Igas mäng kõigile, et iga rohkem mõtlen Juventus võite pitsi võtta ja vaadata, kas jõuate saatega lõpuni. Uruguay, kuulus Marcelo Bielsa, paljudele võib-olla lemmiktreener, see on sõge, eks ole. Loko oli ta, mis ta oli. See on sõge vend, et tema tahab, et me hoiame palli ja keerutame ja vahet ei ole, kas meil on selleks mehi või mitte. Keskväli on mehed olemas, Valverde, eks ole, Real, Pentakur, vaadame Juventus või Tottenhamis praegu, Ugarte, et midagi nad on, keskkaitses on ülikõva Araujo ja Jimenez, Barcelona ja Atletico, et see on kõik äge. Nende häda on see, et kõik, mis on rünnakuga seotud asjad, et seal on natuke, et on Darwin Nunes ikkagi ei elanud seda haipi nagu üle, mis nagu seal enne nagu Liverpooli minekut temaga oli, et ta oli Portugalis oli ikkagi nagu ju mega ja see eeldati, et ma ütlen, tema läks samal ajal Liverpooli, kui Haaland läks Citysse, oli Inglismaal suured pealkirjad, et kumb nüüd tuleb kõvemini ja siis ongi, kõik teavad, mis Haalandist sai ja Nunes ju Saudi ära ja Saudi Araabiast rääkides siin alaruppis, Saudidel on see häda, et kõik mängijad, mina ei vaata Saudi Araabia liigat, kuigi seal mängivad staarid, et põhimõtteliselt kõik ma tean, et Eesti inimesed vaatavad seda kusjuures, et on inimesed, kes jälgivad, et see Ronaldo fenomen on ikkagi nii suur, et sellepärast ikkagi vaadatakse nagu, jah. Et seal ei oska midagi öelda ja siis loomulikult Cabo Verde, et selline Tallinna suurune saare, elanike poolest nagu Tallinn, aga nagu öeldud, et nad on räägi üles otsinud kõik, mis toimub kõik mehed, kes on vähekesed nende juurtel olnud. Kõik see Portugali läinud kunagi. Jah, aga ma ütlen, neil ka võib-olla sellised päris suure liiga mehi on ikkagi olematult, et on või keegi see staar ei ole, et selles mõttes, et aga lihtsalt Cabo Verde eksootik äge, aga ma ei tea, kas ma 3 nende mängu tahan vabatahtlikult vaadata. See mõttes väga huvitav grupp, nagu jätsid ilmselt nagu Hispaania on ilmselge soosik, Uruguay on ilmselge soosik teisele kohale ja siis
ilmselt Saudi peaks olema kolmandad ja Verde või rohenemed viimased, et selles mõttes, kui see nii, kui ta läheks kuidagi teistmoodi, oleks üllatus juba, Teeme siis lihtsalt, et Raunil jõuab Hispaania, et mis paadis te olete, et selles mõttes see on, mina olen, vaata, ennustades panin ka, mina olen selles paadis, et algab uus Hispaania ajastu. Mul see Hispaania titja-tata see ajastus ja otsele. Nüüd on selline sirgjoonelisem ädedad noored kutid ja mall on terve. Mulle miski pärast Hispaania tundub. Selles mõttes ma üsna kindlalt paneks nemad meistriks saada, kas teile meeldivad, äkki Prantsusmaa, Brasiilia, Argentiina, Inglismaa. Ma olen ka nõus sellega, et see Fuente on saanud nad ikka väga heas, nagu siin mänguliselt väga heaks, et ma arvan ka, et nad on favoriidid, et võitmaks. No seal hommikul Peebu saates ma ka ütlesin Hispaania. Ja siis ei saa vist muuta. Me kõik arvavad Hispaania. Ei, selles mõttes, ütleme nii, et samal see superarvuti, nagu ta arutas ka seal, et ühelgi võistkonnal ta ei andnud tiitli lootust üle 20%, kõik jäid alla 20, nagu, et aga samas ikkagi Hispaania vist oli kas 1 või 2. Hispaania, Prantsusmaa vist peaks olema. Nende vahel, nagu seal kisokontorites nagu see asi nagu käib, et pigem on vist ennustaks Hispaaniat nagu rohkem esimeseks, aga Prantsusmaad nähakse nagu ainsa peamise reaalse nagu kohustajana neile. Prantsustest rääkides jõuame Iialadopile. Paberil ees. No see ründeliin on ebareaalne. Dembele, Tõue oli see vist skooris ka, et seal vist kuskil käis läbi, et oli see parim ärarutt, et see on nii suure golfiga, et tasub olipettis ära panustada. Okay. Ja ärge olge vastutustundlik, panne julgelt. Ei, see nagu Ken, et palk tuublisse. Palk tuublisse. Mis on nagu häda Prantsusmaal, eks ole? Ei tea, ei näe seda. Et seal juba olevat Mbappe ja Dembele tülis jälle, et seal Prantsusmaal... See Prantsusmaal on alati ju. See on alati olnud. Ja kui meeskonnas läheb tüliks, siis lähevad seal tribüünil lähevad vanemad, see Rabiot ema vist on see, kes tõmbab selle sae käima seal jälle. See on väga erinevad kultuuriruumid kipuvad kokku saama, et seal on, nagu see... mingi aeg oli see, et mingi vendudes raamatut. Valbuena on ja. Lubas raamatu üle tiim mõnita saata, mis oli vaata. Gangsterid tulid sisse. Et see ole jah, et Chouameni või poolraitses, üks ole raitses Saliba Upamecano. Et igal pool on midagi, et see on jõhter. Mis meeskond ei ole nii jõhter, on valitsev Aafrika meister, Senegal oli igatahes keelt võeti ikkagi tiitel ära. See on ebareaalne asi muidugi. Nad on sellises vanurite sats, et endine Koulibaly, kes nüüd on Saudi Araabias, eks ole, et Mané ja et hästi palju see Gueye, et Evertonist on ju, et hästi palju on sellised vanureid on satsis, et sellist või siis hästi noori, et hästi küll kõikuv. Norra, viikingid. Norrast vist ei pea rääkima, et siin Ödegaard, Nusa, äärel, Haaland, Sörlot, rünnatul. Keskväljal on keskmine pikkus meeskonnal on sama nagu Keila Kuulpetil, vaata, et tervitus. Ja ma ütlen, et Norra, me oleme siin, me nägime, mis nad on. See on ikka nagu see füüsis on nagu, see on nagu ebareaalne, mis nagu see on suudetud seal mingi 5 miljoni elanikuga riigist nagu välja peilida, et see on nagu uskumatu lihtsalt nagu, et ja siis viimasel... Selles mõttes on ju Ödegaard on vist kõigist nagu pool pead lüheb, ja ta ei ole ka tegelikult teab, mis väike mees on. Ja siis meeskond, ma arvan, mis sa arvas, et ütleme aasta tagasi või 2 aastat tagasi arvas, et nad on kõigi vihatu meeskond USA-s Irak. Teil ei räägi meist, et nice, vaata, et saan rahulikult tulla. Ei saanud, kapten ei seisnud viiri kinni. Radari alt tuleme. Et mis siin siis on, et suht selline, ütleme, et on... No Senegal Norramar mängib teise koha peal. Nagu, jah, et Iraat, ma ise ei kujuta ette, mis see nende võimalus oleks edasi pääsuks. Tulid valitsarjast, tulid läbi nende ainus õnnestum viimasel ajal reaalselt ongi see, et nad alistasid Boliivial ja see oli ka nagu šokk, nad lõid 2 väravat, nad pole mingi 2 aastat 2 väravat löönud, et see mõttes, et Raits on kõva, kindlasti ei sõideta neist üle, et ma arvan, Norra ei löö neile 5, Norra võidab nüüd 1-0 ja 2-0, et Iraat see mõttes on kõva, aga kui
mis te oota, me maailmameister arvasime ära ja me kõik arvame enam-vähem, et siis ma küsin, kuhu jõuab Norra? Kas teil on... äge, kui jooks veerandisse näiteks, see oleks juba siuke nagu asi, mis ma arvan ka, kui siin on see, et mis nagu Eesti inimesed nagu köidab on ja ma arvan, see oleks asi, mis nagu läheks nagu ka siin meil nagu lööks nagu laineid ja inimesed vaataks ja umbes sama kui Island jõudis kunagi EM-il 8 sekka, et Norra MM-il 8 sekka oleks siuke, see oleks nagu suur asi ja just nagu siin see regiooni jaoks ka jalgpallis, et ma loodan, et neil läheb väga hästi, jah. See ütlesid veerandfinaal, jah? Veerandfinaal, jah. Et see oleks üks vähem siis. Ma ei taha, te läheme hulluks. Poolfinaal, jah. Panen poolfinaal. See oleks veel suurem, jah. Lähme lihtsalt, et natukenegi. Ma olen õhtatu potsa saama ajus, ma tunnen, et Argentiina... see oli ilus saata, et Messi lõpetas oma MM-karjääri, võitis Tariti ära, et viimane MM ilus saata. Nüüd tuleb tagasi. Plumbel huvitav, Plumbel suurem sortas see, et ooper naasis selle esiliiga play-offis või see, et Messi ikka, Messi siis või Argentiina... Ei, sokse, ma arvan kindlasti, et mul pigem kõik kui eeldus, et ta teeb ühe veel, ma arvan, see oli pigem nagu oodatud. Aga see mõttes kõik on põhimõtteliselt laias lastus võib öelda, et 4 aasta tardused kõik on sama. On küll. Martínez väravas on Romero, Lisander keskkaitses, De Paulit, McAllisterid, Fernandes, et see mõttes, et Alvarez, eks ole, tipus, Lautaro kuskilt, unnid neid Madridi mehi, seal on natuke neid Atletic Madridis paar põnevat asja, mis ongi nagu meeskonna, ma ei tea, kas on hea või halb, neil on kuidagi see uut põlve ei ole üldse peale tulnud. Et põhimõtteliselt ongi selline, kõik on nagu 4 aastat tagasi, kus on see uus treener Messi. On sama, on ju, kõik nagu... Et see on võib-olla Torrad on nii hea kui halb. Kas see Garnachost kangast loodeti mingi aeg väga palju, aga kes ei ole nagu seda haipi nii-öelda kaasa elanud nagu, jah? Sellist survet ei ole jah, et nad peavad võitma, see on pigem siin mõnel teisel satsil, et Messi... ma loodan, et see tuleb kasuks. Messi sai ikkagi oma selle surve nagu maha ikkagi, et selles mõttes tema puhul nagu ei ole enam seda sükest. Vastupised ühele teised. Jah, täpselt, kelle me jõuame varsti on. Austria, Vastic ja Herzog olid. Kunagi olid, jah. Neil on kõige, mis on Austrial on äge, on see peatreener, kelle käel haige press, kõik on põhimõtteliselt kogu sats tuleb Bundesliigast laias lastus, natuke võib öelda küll, eks ole, Ratnik oli ta siis, eks ole, seda Austriat me nägime ka, mis see tähendab. Kädistav meeskond, rõve, neil üks superstar Baumgartner vigastatud, aga võib-olla isegi ei ole kõige suurem häda. Alaba on ikka jätkuvalt koondises, aga mine sa tead, kas üldse mängu ära saab ja suutsid üsna hiljuti siin ühe inglase ka enda näitari ja ära kodustada austerlaseks, sest ta on ikkagi Charni Tšutvu Emeta, põlis Austria nimi. Alseeria, ma ei teagi, see mõttes, et Ait Nuuri, eks ole, Citist on seal, siis on Dortmundist on Benzabai, siis on, eks ole, seal Lillis Mandi, väravas Luka Sidan. See on lahe tegelikult. See on hea kifteni. Marees ka ees. Marrees on jätkuvalt ees, aga ma ütlen, et seal kaitseliin on nagu äge, eks ole, et samas, eks ole, Alseerial siin, ma ei tea, palju sõprad võid üldse lugeda, aga kui nad lugeda midagi, siis tegelikult on nad neid suurtega päris hoteilt ka... panid Hollandi nüüd kotti, aga ikka midagi. Enne seda Uruguayga 0-0, eks ole, et neil on kuidagi suutnud, tegelikult on viimasel ajal kaitsend nad on. Ja viimane meeskond selles alagrupis on Jordaania. Ütle mul mõni Jordaania mängija. Mis siis ütleb, see oli see, et ma kirjutasin ka LP jaoks artiklit sellest, et lihtsalt nagu MM-ist ka üldiselt, mitte nagu mängulist poolt, seda tausta rohkem ja siis ka, et kuidas need piletimüügiga läheb ja see oli ka toodud mängud, kus on nagu see piletimüügiga nagu rohkem raskusi olnud, et siis Alseeria, Jordaania üks neist nagu. Jah, et seal suurim staar on siis Moussa Damari, kes on liiga ühes, aga hästi palju on ikka sellist kodumaa meistersarja hõndu. Ehk kaudel jõuab Austria. Teeme hoopis niipidi. Austriat oleme siin kodus näinud, eks ole. Play-offi avaringa, jah. Teeme kaudel jõuab Argentiina. Mina panen finaali. Mina panen siis poolfinaal, jah. Mina olen ka poolfinaal. Ei, veerandfinaal. Ma ei usu. Mina ei usu, mina lähen ikka, ma pean enda
põhimõtteid, mida ma olen alati uskunud, et meeskond peab uuenema. Mina ei usu sellesse, et nii vähe muutunud meeskond on jätkuvalt hea. Ma ei tea, miks. Nagu, ma tõenäoliselt eksin, aga keegi peab siin. Keegi peab eksima ka, on Keegi peab elus eksima. Ma loodan. Portugal. No ma ütleme, Portugal, mis seal on, keskväljal, Neves, Bruno Fernandes, ettepoole ka, või poolraitsa keskväli, et veel, Felix, Neves, Leo, Bernardo Silva, Ramos, Neto, kõigi tipus Cristiano Ronaldo, eks ole, jätkuvalt väramasin, KS kaitses Ruben Dias, jõhter. Kogu see ründe pool on jõhter. Kõik, mis on kaitse suunal on võib-olla natuke suurem küsimärk. See on ka Nuno Mendes selle äärekaitses ja nagu Cancelo on, kõige on ka rohkem ikka väga ründava suunitusega vend muidugi, aga... väga keeruline on leida nagu selliseid nõrku kohti välja arvatud. Ise värata ja see on so, et ma ise ütleks. See keskväli on ikkagi nagu robustne. Kolumbia, tõenäoliselt minu lemmikmees. Ma ei tea, iga aasta enne vanasti, kui Kolumbia alati tõusis, kui ta mängis ja tõusis lemmikuks, sest nad olid sinna särtsakas meeskond alati. Kas see Higuita või mis on see väravat oli, see Skorpion tõrje, mis teil oli, James Rodriguez nüüd mängib muidugi MLS-is, ta on jätkuvalt kohal. Peamine staar on Luis Diaz, kes mingi ebareaalse, mis ta on, mingi punkt per mäng, eks ole, Bayernis. Samas, kui sul on see Harry Kane ees, siis on lihtsam sööti. Lõkka pall kasti ja küll sissi lüüaks. Kas Marko Ristal ta ei osa midagi, lihtsalt ooperli ära. Lihtne, pane piti palju ooperli ära ja vära söök kirja, saate lihtne. Keskkaitse on selline suur küsimärk ja üleüldse, et seal on, keskkaitse võib-olla selline, või üldse kaitse on natuke selline suurem küsimärk, et seal päris sellist on tublid suurliigade tarotsa mehed. Kondo, 52 aastat ootusse läbi. Jah. Ei seal on ka see, et see Pan-Vissata, eks ole, nüüd Vestamis ja siis Newcastli mees. Et seal Vissa, kes on 50 miljonit eurot, eks ole, vist midagi sinna. See on sellist supernime, päris palju on sellist liig ühte, et ei olnud üldse juhus, et ta tegelikult jõudis eriti arvast seda, et ta Aafrika meeskonna kohta üsna ebatraditsionaalselt hea kaitse. Ja siis Usbekistan. Usbekistanis Andres Ooper, seal ei juhtu see lahe esi, vaata. Seal oli treener, kohalik Jürgen N. Timur Kapatse, 5 meeskonna MM-il. Vägev. Ja kõik on ilus. Ja alaliit otsustas. Jõuame jälle Itaaliani. Ma võtame Cannavaro, kui tahad, ei teada abitreener. See Kapatse oli lihtsalt käib perse, vaata, et kõndis minema. Et kuidas sa teed niimoodi, ära, mis sa teed? Aga ega seal on loomulikult rünnatul. Eldor, jah? Eldor, seriaalegend. Miski pärast seal mängis ära, ütleb vähe igal pool, aga koondises on ikkagi selline 44 ärat, ma vaatan, ikka mees on paugutanud. Parem kui Rikk ja mehe Andres Ooper numbrite poolest. Ja siis Husanov on keskkaitses, eks ole, et 2 sellist normaalsed meestena jube palju, ta on seal Usbeki liiga mehi. Teeme siis vana hea, kuhu jõuab Portugal. Rass. Poolfinaal. Tahtsin ka poolfinaali pakkuda, jah. No võt. Kõik kutsun üles kõiki kuulajaid, et see on siis nüüd toimub 27. juunil Kongo Usbekistan 3:30 öösel. Plodib, Mailis ka. Ei, ma mõtlen, see aladrupp on selline, et ma ei tea, Kolumbia on mul alati olnud see südamelähedane, et selles mõttes, et äkki toimib. Ja viimane, meie kõige tähtsam meeskond, eks ole. Inglismaa. Ja kõigi lemmik ikkagi miski pärast Eestis. Kaana või? Ei, Inglismaa, see kõigil meeldib, ma ei tea miks. Horvaatia ka teed väga sümpaatne eestlaste seas nagu, jah. Alati on 60 aastat ootust, kas saab läbi. Kui sa hakkad vaatama, eks ole, keskväli Tuhhel on vist see peamine sõna, eks ole, miks võiks muutuda, et kui see Southgate oli selline vihatud, siis Tuhhel on selline natuke särtsakam.
Southgate oli väga konservatiivne ikkagi nagu. Declan Rice keskväljal, eks ole, kes iganes seal kõrval on, eks ole, Harry Kane tipus, seal taga Jude Bellingham või minu lemmik inglane Bukayo Saka ja Rashford või Gordon või Eze või Rodgers, et metsik. Kaitses on see Gueye. Ja äärikaitses see O'Neil või? O'Reilly tähendab, O'Reilly, jah. Et see, et sa City's tõused 20, ma ei tea, 1-aastaselt põhimeheks, see ei ole ka väga tavapärane. Mis iganes, et sellele, minu meelest ma olen vist ainus inimene maailmas, kelle meelest muidugi Jordan Pickford ei ole hea väravaht, aga las ta jääb. Ma olen sooga nagu pärid, et ta ka siuke suval ossama kuradi. Teeb veel pulli seal. Üle aibitum see. Palju tal mänge on? 83 vaatan. Mees on ikka saanud, jah, kuigi. Kas sina usud Tuchelis? Ei usu. Ei usu üldse. Miks? Ei ole veenev see, ja ei. Mina arvan, et ei jõua kaugele. Kuidagi mulle seekord ka Inglismaasse nagu usku ei ole, et kuidagi, et jah, seal mingid mehed, kes vahepeal ju ka nagu vedasid seda koondist, et neid ju ei ole seal rivistused, kes nad olid siin, et Fodenid ja siis nüüd on uued Cole Palmerid ja teate noored mehed vaata, et kes tegelikult peaksid seda koondist nagu tassima hakkama, et kuidagi kehvad klubihooajad ja vigastused asjad ja et selliseid mehi nagu ei ole, et ma arvan, see pigem on nagu nende jaoks nagu halb. Horvaatia väga lihtne, seal võib vist ära öelda selle, et on peatreener Zlatko on ikka peatreener, kes on viimased 10 aastat enam-vähem olnud vist. Et 2018 MM-i teine, 2022 kolmas. Natuke sarnane jutt selle Argentiinaga. Keskväljal Modric, Kovacic. Ka et Rakititsit pole enam. Ramaric on vähemalt. Siis on äärel Perisic, kes on päris Kaigiliikur. Ja tippu tooks Mandžukitsi tagasi, jah? Jah, et seal on, et sellised tipus on õnneks Budimir, kes on jätnud 34 jätkuvalt, eks ole, et alles. Pasalic, eks ole, läheb alt roosist 31, ta on noorema poolsem mees ikkagi. Et seal nagu, seal on neid talente küll, eks ole, see Sušic Interis mulle tegelikult meeldis, kuigi Inter on otsem klubi ja see Muskovitš vist, mina liialt HSV mängu ei näinud, aga jube haip käib selle keskkaitsega kaasas. Selles mõttes lihtne. Panama. Jah. Ma ei oska midagi öelda. See mõttes, et hästi põnev sats, eks ole, seal on, laiastas kaitse poole parimad mehed tulevad, eks ole, Inglismaa esiliigas, seal on mingid jõhtrad, mingid mehituliiga on päris okei, on ju, sealt keerutavad ründajad, aga nad tulid sealt Kesk-Ameerikast läbi nagu vägevate tulemustega, on ju. Aga USA mehikuna nad ei osalenud. Aga nad on seal kuidagi ikka selgelt tõusuteel. Aga ütlen, et seal on hästi palju, ma ei tea, Ismael Diaz, ma arvan, Leon, et sulle klubiks, ma arvan, Eestis ei ole ühtegi, vabandan, kindlasti on, meil on osadel inimesed meeldib ka Inglismaa kõrgliga näiteks, kindlasti on meil Mehhiko liiga vaatajaid, aga mis sa teed? Ja siis Ghana käisid eelmisel MM-il, siis jäid pidama. Peatreener Carlos Queiroz, mis on võib-olla põnev, 73, ehk see on Andrese ealine. Let's go. Sai ära. Et see mõttes, et mis seal on, see Menjo, eks ole, on äärel. Jordan Aiju on ka veel koondises. Aiju on tipus, eks ole, et võib-olla seda näitabki, et Inaki Williamson, näed. Inaki Williamson, kes on nii kehva soos, et võib-olla ei saadi peale, aga Thomas Partey, kes siin umbes 10 vägistamise süüdistust on, et pole hullu. Ikka juhtub. Selline nagu meil üks tuntud muusik, 42 või mis siin see story oli vahepeal. Keskkaitses, eks ole, mis on Rana, mina olen must hobune olnud. Anna neil see Saliisu keskkaitse vigastatud, see Kudus Tottenham vigastatud, et selline mitu olulist venda ei puudu ja kogu see teeb satsi ikka koledaks ja see Menjo, kui ma ei tea palju sellest marsti ka mingi, ma City, ma ei vahet pole mingi 8 miljonit, ma ei tea, 50-80. Palju ühesõnaga, jah. Et ta pani, mis ta lõi, paremalt teine, kolmas ära, aga koondis pole mitte midagi teinud.
no siis vastupidi Andres Ooper, kes koondis lammutusele mujal ei teinud midagi. Ja täpselt. Ma proovin Eigo Roosta. ma tunnen Ooper ütleb ära hästi. Mul ei ole lihtsalt midagi lisada, et see selles mõttes võtab... Ja teeme väga lihtsalt, miks teeme Rummijook Raudemle? Kas Horvaatia Inglismaa, jah? Või jõuavad sama raudele. Või jõuavad sama raudele on teine. Et see Horvaatia vanurid... 8. Ei, saavad kaugemale. Et kes saab raudele? No, ma ütlen Inglismaa... Mõlemad saavad veerand finaali või? Sama raudele ütleb Andres. Jah, sama kaugele. Teeme nii. No, ma pakun ikkagi Inglismaa jõuab kaugemale seekord. Ma arvan, see Horvaatial on ikkagi see parim enne hakkab nagu otsa. Samas muidugi kaitseline oli hea jälle, nagu seal, kaitses on neil head mehed, nagu praegu öelda. Mina ütlen Inglismaad, mina ei usu vanuritesse. Et Lõuna-Ameerikas või üldse Ameerikas mängitavad mängud, et kuidas see Euroopa satsidel on, ega ei ole lihtne seal tegelikult. Samas, meil on see jalgpall on võib-olla muutunud nii palju professionaalsemaks, et vaata, mis aastal 90, meil on ajalugu, mingi 100 aastat ajalugu, meil käivad ju kõik klubid käivad nüüd, eks ole, suvel seal ja asi areneb, et võib-olla taastus, mis asjad kõik. Seda ka. Ma võib-olla seda ajalugu ei võtaks. Aga ma ütlen, et Inglismaa ei saa meistriks tulla, seepärast, et pole tulnud võõrtreener veel, võib olema oma treener. Vaata nästud Horvaatia kaitseliini, Josip Stanisic, Joska Kvardiol, Luka Vuskovic, kui seal on nagu, häid mehi on küll veel nagu. Pane Horvaatia. Horvaatia meistriks. Ma ütlen, see mul, jah. Ei, see oli kas Horvaatiga oli minust see statistika, et nad on kas MM-il jäävad gruppi või saavad medali. Et see on nagu vahepealt varianti nagu ei ole. Jah. Sest see, et meil treenil on siis, selles mõttes on küll igav, et ma ei tea, kus see nüüd nii läks, et me kõik ennustame Hispaaniat meistriks. See on jah, täpselt ongi nii, et Horvaatia on jah, ta on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ei, Argentiina saab kõik finaali, ma ei ole öelnud, et... Horvaatia on jah 6 kord MM-il, 3 medalit, 3 korda grupis. Okei, jah. Et ainult 2010, alates 98 siis nagu, et ainult 2010 ei saanud peale. Et tegelikult neil on ikka statistika on nagu päris raju tegelikult. Ei, neil on jõhter, et see on nagu üsna kindla peale asi on reiks. Okei, ma muudan ära Horvaatia. Let's go. Kui juba edasi sai. Kui juba edasi saavad, no see grupp on selline, sa saad pidama jääda sinna nagu. Sinna jää pidama ehk. Ehk saavad medali. Ehk saavad medali. Kelle sa üldse finaali siis paned? Mina või? Jah. Ma mõtlesin seda Hispaania-Brasiilia. Hispaania-Brasiilia, okei. Ei ole ära paha võtmine. Mina usun, et tema ikka võdan ära, ma muudan ära, et ma usun Tarlo Ancelotis. Ja ajalugu. Ajalugu saab murtuda. Hispaania-Brasiilia. Jah, et teeme siis Brasiilia ja Hispaania. Lihtsalt, et natukene erinevust. Sul oli Hispaania-Argentiina, jah? Kurat, see... Oleks võinud kuidagi Saksamaa panna. Saksamaa. Ärme siin ropendama. On näha tunda, et hakkab inimene väsima. Aplikab otsa saama, enne? Aplikab otsa saama. Mots, ja võtame 86, kui Argentiina võitis, on ju. Järgmine kord oli jälle. Jah, jälle finaalis, jah. 90 finaalis, jah. 90 finaalis, jah. Jah, kaotasid jälle Saksamaa Argentiina finaal oli nagu, jah. Mis sa arvad, Andres Ooper, palju sa jõuad mängu vaadata? Mis su sisetunne ütleb? No need 10 mängud kindlasti. Need, ja mis seal järgi tulevad. Et, ja isegi tegelikult ju kõige varasem mäng on see kell 7 Eesti järgi mingi päev. Ja üks päev oli ja kell 7 hommikul. Et ei, kell 7 õhtul isegi oli vist mingi mäng. Seda ma ei vaatan. Et seal mingi, kokku see oli vist 14 erinevat algusaega. See on võimalik, jah. Ei, ma proovin ikka nii palju kui võimalik vaadata, mis siin ikka. Et päris võib-olla jah, kui midagi väga huvitavat alagrupis kell 5 ei ole, siis võib-olla ei. No see 5 on veel siuke hea aeg, ärkad üles. Ärkad veits varem, siis on tehtav aeg. Täna olime keegi hulla akna taga, mul oligi kella 5 oli uni läinud. Siis lähed hakkad vaatama. Aga mõtlen jah, see mingi 200 või 300 mängud, need on kõige robustsemad. Täpselt ongi see, et kas sa lähed magama, kui sa ei lähe magama, siis kus selleks hetkeks tuleb uni peale. Eigo-sugune mees muidugi 2 mäng on just õige kellaaega. Jah, õige. Kui te peate ennustama, kes on parim väravtütt, siis kellel läheks teie raha? Praegu tegi Olise, tegi kõva pakkumise. Et siin ootside järgi
üleüldse võtta universaalselt. Mingi Pape ja Kane ja siis täna vist ruulivad seal meelde. Ojar Zabal on päris kõrgel. Haaland, Messi, Ronaldo, Julian Alvarez, Jamal, Havertz, Vinicius, Rafinha, Martínez ja siis oli see 22-kordselt saab tagasi. Rodi Garpo 40-kordselt. Luis Suarez, ütleme nii, et Dembele näiteks on päris odav. Kui peaks juhtuma nii, et prantslased ei lähe tülli, siis on Pape. Ma just vaatan, et prantslased ja noorakad on ju, et sul on veel ühes selles grupis, et Senegal ja Iraak, et kohe lüüakse puurid täis, vaata. See oli ka ju Haaland kunagi, kas see oli mingi noorteturniiril ka, mingis mängus küttis 9 vist on ju. Et samas ma panen isegi Haalandi, et seal ongi, et mingi mäng Iraagiga, et kui kütab 5 tükki on ja ongi põhimõtteliselt. See nagu see venelane oli, kes võitis ühe Stoichkoviga koos oli ju. Stoichkov oli ka 6 toona ja siis oli Oleg Salenko. Ja Salenko, täpselt. 5 ära. Kamerunile just oleks 5 tükki. Mina siis soovitan ikkagi Jeldise peale raha panna, 150-kordselt umbes saab tagasi. Vaat see tuleb. Parim väravkütt, jah, noh. Messi Ronaldo ma tõmbaks et nagu maha või need parimaks väravkütiks ilmselgelt nad ei saa enne. Miks? Miks mitte? No Ronaldo, ta ei ole kunagi MM-il vist 2 löönud ühelgi vist. Rahu. See oli sellist play-off'is pole kunagi ühtegi löönud, on ju. Et siin on, jah, ma arvan, see Alvarez on võib-olla otside poolest on kõige äredam. Selline 25 otsad tagasi. Et võiks ju olla selline, kes seal, kui Argentiina jõuab raudile, siis võiks tema värav. Hispaanlased on või see, et kõik see hajub nii laial neil alati seal, ei ole kunagi olnud. Jah, sest ega Argentiina Raul oli oma jälle püsi paukuma läheb, sellega lähed edasi, miks mitte? Vot, ja enam muud ei ole. Ja siis eks peamine lootus on see, et hakkaks play-off, jah? Ei, miks ei, lihtsalt peame ootuse esialgu on see, et need mängud valutult, et ei toeks pause ja et toeks selline läheb spordiks. See muidugi, jah, see äikese teema on seal USA päris hull, et seal vist vaatasin, kus oli 12,5 kilti on umbes see raadius, kui selles lähedus on äike, pänk seisma ja siis ootame seal, oligi just eelmine MM ja see klubide MM oli pool tundi, kõige pikem oli see oli niimoodi, et kui Chelsea Benfica mängust oli 86. minutil ja seda ma lugesin ja siis 2,5 tundi oli pausi ja vennad 2,5 tundi sõtku võtsa ratast on ja siis tuled mängid 10 minutit veel ja loodame jah, et ei tule mingid sellised, et läheb spordi, ma vaatan see spordi usku, et ei oleks neid vähem neid igas muud sellist Eks see lõpp sõltub sellest, kui mängud on huvitavad, siis see kindlasti see peatähelepanu lähebki spordile, nagu, et kui seal selliseid tuleb väga ettearvatavaid tulemusi ja mingeid üllatusi asju ei ole, keegi mingi särama ei löö, siis ilmselgelt hakkavad Seda ei oska ette näha, aga ma usun küll, et kindlasti keegi üllatab, et see on alati sisse kirjutatud, et midagi hakkab viltu minema mõnel ja meil on suurel ikka nagu läheb seal nahka nagu näiteks Itaaliale. Kuigi ja see on tehtud jälle nii ära, nii suureks on tehtud, et selle ei ole võimalik lihtsalt. Nagu. Aga kindlasti lõpuks on. See kui meenutas ka seda, et oli see 2014, kui oli ju alagrupis olid Costa Rica, Inglismaa, Uruguay ja Itaalia. Ja Costa Rica üks grupi võit ja nii edasi, nagu, et asi, mida kõik ennustused 0 punkti viimane on ja Et loodame jah, et tuleb midagi põnevat, et ersta teistmoodi on. Eks me teeme siis saated ka vahepeal siin, et pöörame tähelepanu välismaa jalgpallile. Täpselt nii. Mõnus on kurssi viia. Päris palju on nagu kurssi viimist ka, et mis üldse nagu toimub, et muidu, mul suur häda on see, ma ei vaata Inglismaa kõrgliigat põhimõtteliselt. Et see minu jaoks väga palju võõrad mehi vaata. Et see ole. Vaene sina. Ei, no ma ei saa, mul elus peavad olema põhimõtted. No nii. Jah, ja nii on. Et ma tõmbame saatel kokku jube pikk jälle. See oli rekordpikk saade, aga mis sa teed? Oli erisaade. Palju alagruppe ka. Oleks 8, mõtta oleks veel kiirem saanud. Nagu õige oli. Jah. Öelge siis tervitame ma ei tervitage koera ja last, võtta õige, võtta see ilus ja mina tervitan ka Madise koera ja Madise last. Let's fucking go, nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.